Tere taas, head saatekuulajad! Saates osalevad elektriinseneri õppejõud Andres Saukas ning saadet juhin mina, Maarja Maripuu. Tuntud sisulooja ja suunamudija on konservatiivne mõtiskleja ja uudisteportaali eesti.com toimetaja ning saatejuht. Tehnokrat alustab. Eelmine saade Tehnokrat 66 võeti hästi vastu. Samuti laekus palju küsimusi energeetika kohta nii Eestist kui mujalt. Jätkame tehnokraatlike teemadega nii, et täna siis sellised küsimused. Ja kõigepealt vaatame siis taas vaataja küsimusi. Tõnu Kalvet. 31. juulil 2026 sai 100-aastaseks Eesti füüsik Endel Ristein. Kas tegu on nüüdis Eesti vanima tehnokraadiga või leidub temast eakamaid? Tänavu juuli lõpul ja augusti avanädalal valitses Euroopas suur kuumus. Selle mõjul alanes veetase tunduvalt nii palju, et jõgedes kui ka järvedes. See omakorda viis selleni, et oldi sunnitud välja lülitama tuumareaktoreid, kuna neile ei jätkunud jahutusvett. Reaktorid aga teatavasti jahutusveeta jääda ei tohi. Küsimus. Kui sellest teiste riikide valusast kogemusest õppida, siis kuhu tuleks tuumajaam rajada Eestis, et reaktorile jätkuks jahutusvett alati, ka suurima kuumalaine ajal? Te mõlema vastussaates huviga oodates. Palun, Andres. Mõistust, tervist ja tarkust ja hakkame siis jälle alateadvust, teadvust ja üliteadvust lahti pakkima, sest ta kipub kõik ära minema. Esimesed küsimused võtame sisse, kohe väga tubli, jälle välja uuriv ajakirjanik. Vaadake, 100-aastane Endel Ristein ja tõesti 31. juulil sai ta 100 aastat. Näitan teile ka raamatut, võib-olla näete. Kui te hangite selle raamatu, sissejuhatus elektritehnikasse Endel Ristein, siis te saate kogu energiasüsteemis tuumajaamad, gaasijaamad, hüdrojaamad, ülekanded, kõik saate sisse, mis mees on 100 aastaga kokku pannud. Ja näete, siin ka on kirjutanud ka mulle, kui see raamat välja tuli, lugupeetud kolleeg Andres Saukasele austusega Endel Ristein 08.11.2007. Vaadake, aeg on konstantne. Nüüd on 2026, järgmine aasta on sellel raamatul juba ka 20 aastat. Nii, ja Endel Risteinast oli küsimus ja see haakub ka teise küsimusega siin ilusti. Siis ma räägin Endel Risteinast ära, kuidas ma talle eksamit tegin. Tegin eksamit, no see on ka 30 aastat tagasi. Ära ma ei hakka pikalt rääkima. Vastasin need ametlikud või need eksami küsimused ära. Ta vaatab mulle otsa, ütleb, kuule, ma ei oska sulle hinnet panna. Ma pean sulle 3 eraldi küsimust, lisaküsimust küsima. Ma ütlen, kui ei ole, siis ei ole. Ega ma arvasin, ei tea, mis hinnet ta tahab mulle panna. Esimene küsimus oli, millises Euroopa riigis on kõige rohkem tuumajaamu? Teine küsimus siis pani ka, et kas Eestis on vaja tuumajaama? Ja kolmas, näete, kuhu siis see tuumajaam ehitada? Juba tulebki nagu vastus teisele küsimusele ka. See on nüüd 30 aastat tagasi, vaatan talle otsa, kuna oli raudne eesriie. Ja me Euroopas suurt ei teadnud midagi. Me olime nii võimas Nõukogude Liit, et me olime kõikidest ees. Ainukene lugu, et poeletid olid ainult mõned kalakonservid, mis siin oli ja süüa sai töölissööklastest. Ja siis ma vaatan ja mõtlen, aga selle tänu sellele, kuna ta on tehnokraat ja tehnokraat peab mõtlema teistmoodi natukene, siis ma hakkasin mõtlema, millised
riigid teevad neid tuumaplahvatusi, kellel on seesamane protsent uraani ja plutooniumi rikastamistehased ja sellised, et nendel peaks ka tuumajaam olema. Mõtlen, Nõukogude Liit, seda ei saa olla, see laguneb vaikselt kiiresti, kui kuidas ta on. USA ka ei ole Euroopas, kes veel teeb pommiplaavad? Prantsusmaa, käisin välja, õige. Kas on vaja Eestisse? Ma ütlen, muidugi vaja, see toetab rahulikult kogu süsteemi. Ja kuhu ehitaks? Ma ütlen, et need vanad põlevkivi soojuselektrijaamad vananevad ja nendel on olemas see jahutus Narva veehoidla, mis tehti just jahutusveeks, et see Narva jõgi ees on. Ja tänu sellele Nõukogude Liit 8 küla uputas ära 45., 50. ja 60. millal see ehitus käis. Ja vot, ega see vesi ära ei lõppe ja kuna see nendele hüdroelektrijaam on ka teisel pool luugina, siis saavad nad reguleerida seda vett. Ja vot need küsimused vastasin talle ära, panigi ära ja panigi 5 kehtima. Nüüd tänapäeval ma tean, et enam õpilasi ei tohi hinnet ega traumeerida, aga siis tollal ajal sobis see vabalt ära. Nii vot selle Endel Risteina lugu. Ja praegult, mis toimub, loodame, et teda ka võib-olla selle septembri alguses meie uued rektorid ja TalTechid ja mis seal on. Mul on ka küsitud, et kas see TalTech sobib, ma ütlen, et ei sobiks küll, kui see on, et Tallinna Tehnikaülikool on ikka soliidsem nimi, sest TalTech tuletab mulle meelde, oli selline firma nagu Tallex, kus tehti neid traktoreid seal ligiduses ka Mustamäel. Ja ennem oli TPI, et oli Tallinna Polütehniline instituut annab ka kõrge koha välja, aga kuna ta on TalTech ja tehti see suur ülikool ühesõnaga väikseks, siis neid eksperte, mis peale Tallinna Tehnikaülikooli ümber Eestis kõnnib ja massimeedias on, tänu sellele on neid ka rohkem, kuna nad on ka nagu TalTechi moodi. Nii et palun mõelge selle peale, ma ei taha mitte midagi halba öelda, sest teine asi tuli mul veel meelde, Endel Risteinast selle ka räägin ära. Tema ju hakkas tõlkima ja tõlkis kõike neid standardeid, elektristandardeid eesti keelt. Ja tal oli ka põhiküsimuseks alguses oli, mina ei saanud ka aru, ega mina praegult ka ei saa aru, mida tähendab elektrikäidu toiming. Enne olid hoolsustööd ja lihtsalt elektritööd, aga käidu ja ei osanud tõlkida ja jäi lihtsalt käitamine sisse ja ma ei saa siia aru, noored ikka teavad seda, juba mingi definitsioon on ja ma ei tea ka seda, mis tähendab laiapõhjaline ja nii edasi, sellised uued sõnad. See on minu võib-olla see alaväärsuskompleks, mis viitab juba Alzheimeri tõvele või nii edasi. Või dementsus esimene aste või et midagi tagantpoolt meenutan, et ei oska seda eesti keelt ümber kirjutada. Ja näete, siin teine küsimus tuli ka, oli, et kuhu see tuumajaam rakendada. Minul küsimus ongi, tal jätkubki jahutusvett sinna sealsamas see veehoidlas ja kui vajadus on, see meri on ka seal ligidal, saab eraldi torujuhtmega pumbad panna tööle, need päikesepatareid need ei pumpa, aga saab seda pidi ka ringluse käiku panna, kui vajadus on. Ja teine asi, ta hoiab sõja ära, see ei ole midagi. Nii et nendele küsimustele peaks nagu olemas ära. Ja teine ja siis see, mis siin oli, et Euroopa või siin, mis siin oli, kuumad ilmad jahutus veega on. Euroopal on selline lugu, pakun välja variandi ka. Me oleme ka saadetes rääkinud ja küllast teie ka mäletate, pilvekülvid on selline asi olemas. Ja 2 aastat tagasi, 3 aastat tagasi oli see Donau samuti poolkuiv. Ta on kogu aeg ja kuivab ta sellepärast, et siin kõrval käib see
sõda, see põletamine, rafineerimistehas, need bensiini, nafta, vaadid põlevad, tossab kõik ära ja see rinne jääb, see vihmarinne jääbki sinna Uraali mägede taha põhiliselt. Meile natukene tuleb õnneks, aga Euroopasse teda ei jätku. Ja kui need maastiku tulekahjud vanasti olid Kreekas ja Hispaanias, ega nad on kogu aeg olnud, vaadake, need on kogu aeg olnud, aga kussutati neid lihtsalt ka ja pilvekülvidega, et sõidad lennukiga, tõmbad triibud taevasse, tükid võtavad ära, ülevalt tõmbab selle niiskuse juurde, tuleb see vihmane suvel, talvel tuleb rahena ja lumena tuleb ta alla ja meenutage 2 aastat tagasi oli Dubais. 2 meetrit korraga tuli peaaegu maha, autod ujusid vee sees ja YouTube'id näitavad, et nad ikka toppelt panid neid alumiinium või siis hõbeioniide, neid väikseid tükke panid ja tuli kolinaga, kõrbes ei ole kunagi vett nii palju, aga ta tõmbas sealt samast ookeanist vee üles ja olemas ja niimoodi saab Euroopa ennast ära, aga kui nad ei lõpeta seda sõda ja seda põletamist siin ära, siis võib arvestada ka, et nad täielikult tõmbavad ennast nii kuivaks, et enam ei kasva seal ei vili, ei viinamari, mitte miski ei ole. Sest tuleb see teine ring, sügis tuleb peale, siis oleks nagu saagi koristamise aeg. Ja teine värk ka, et kuna kõrbe on seal olemas, siis tulevad Aafrikast kõrbepoisid ka lisaks nagu kodumaale, sest see temperatuur sobib. Meil siin Eestis võime siin rääkida ära, et tulevad migrandid, need ära, nad ei tule siia, siin on jaheda võitu ja nad vilkidega ei oska käia. Ja seda on meil ka Viktor Vassiljev rääkinud, kui ta Moskva kohta rääkis, et nõukaajal olid neegrid on, neeger võib joosta ja natukene lume sees palja jalu, aga ta pikalt ei saa olla külma käes. Nii et nendele küsimustele peaks nagu vastus olema, et kui lõpetame sõjad ära, põletamised, siis taastub see ära ja tõmbame vajadusel mõned triibud ka sinnapoole. Meil siin triipe on laes küll. Ma vaatan ikka hommikuti, tuleb üks pidi ja teistpidi Eestis ja soostame ennast nii ära, et mitte enam maad ei paranda, ei kuivenda, vaid soometsad tulevad. Nii et põhiküsimused ja mis sa arvad, see küsimus on sulle ka need 3 tükki vaataja küsimused. Ja aitäh. No selles suhtes, et mina näeks parimat kohta tuumajaamale siis praeguse Narva elektrijaama asemel, seal on, kõik on tagatud vesi ja kõik jutud. Et mis ma muud oskan siin öelda, et ja kui oli juttu mustanahalisest, siis mustanahalisega ongi nagu nii-öelda keeruline, et kui valge inimene läheb külmast siniseks, siis mustanahaline paraku seda ei tee ja väga raske on öelda, kas tal on külm või mitte, kui ta ei räägi. Et aga siinkohal lähme edasi küsimustega. Kas on midagi uut uraani tuumakütustega? Kas on midagi uut tuumajäätmete ja selle ringlusesse võtuga? Palun, Andres. Jätkame siis VVN-i kodulehekülje ka õppimist ja see on päris hea teema, pikalt tuleb, mis on uraani tuumakütustega. Läheme kohe pildi juurde ja näete ette VVR-i kütuse tootmise luba Saksamaal. Tundub natuke imelik või kuidas selle kohta on, see on VVR-i Vada energiareaktori tootmine ja tema kütuse suur pakk. Ja näete need väiksed peenikesed torud, mis on need väikestes torudes on tablette täis pikuti. Ja kestel on, näete, kui siin ümmargune koht on, siin on, lähevad need grafiitvardad, millega soojus ja seda ahelreaktsiooni piiratakse. Ja veel üks, mille peale tasub vaadata, venelasel või see VVR-il kost on 6-nurkne on see pakk.
aga Westinghouselil ja EDF-il on neljakandilised. Nad on teinud neljakandilised. Ja nüüd mõelge, kumb on nagu kasulikum üksteise sisse panna, seal põhjas nad on nagu kas ümmargune asi, sedasi nagu on üksteise kantidega või neljakandilised. Kui on suur ümmargune reaktori sein, et seal pead panema selliseid vahetükke juurde. Aga tabletid, pelletid on kõigil sama, 3–5% ja seda pead kontrollima. Ja vot see on, kes toob kütusetabletid, võib ka lepingu teha, et ta viib ka kütusejäätmed ära, mis pärast need tõmmatakse välja, kui nad on oma töö teinud, need vardad, see kuu aega või midagi, tõmmatakse välja, popsutatakse tühjaks ja võetakse nad kaasa sinna, kui on need taaskasutus, suured basseinid on, Venemaal on see Severnogorsk ja Seversk, sinna viiakse, Saksamaalt viidi näiteks enamus läkski Venemaale tagasi, mida nad kasutavad, segavad plutooniumiga ja teevad tablette uued ja saab jälle tagasi müüa. Sakslastega oli kokkulepe, aga näete nüüd, VVR läheb uuesti Saksamaale isegi tood. Näete 24. juuli uudis ja näete siit uraan ja kütus. Võtate siit lahti, saate kogu uraani, tsüklid ja uudised ja kõik kätte. Siin on need, ma sellest näitan, et need on nagu need viimasemad ära, aga see VVN töötab juba aastakümneid siin. Nii et saate näha. Ja näete, mis siis toimub. Alam-Saksi Keskkonna-, Energia- ja Kliimaministeerium on föderaalvalitsuse nimel heaks kiitnud Framatome tütarettevõtte Advanced Nuclear Fuels taotluse laiendada oma Lingenis asuvat tehast VVR 1000 reaktorite kütuse tootmiseks. Heakskiit on andnud rangete tingimuste täitmisel. Näete, Vene poisid on nüüd Saksamaal, juba töötavad. Lähme siis ära, vaatame, kas on seal nad tõesti kohal. Muidu on igal pool Saksamaa ja Brüssel ja kes meil siin on, Kallas, Kaja ja von der Leyen või kes ta on ka saksa nime moodi. On graafitiitel või kuidas need on ja vöörstid ja vonnid. Need on ka seal Brüsselis, teevad sanktsioone, 21 tükki või palju neid juba on, aga juba on Saksamaa, ma ei saa aru. Aga vaatame, lihtsalt loeme koos, kas on. Framatome tütarettevõte Advanced Nuclear Fuels, ANF, esitas 22. aasta märtsis aatomienergia seaduse alusel taotluse loa saamiseks uusnurksete survevesikütuselementide tootmiseks litsentsi alusel koos Twelliga. Venemaal on Twell, kes teeb, see on see Rosatomi kambas, kes toodab just neid elemente. Mis on Venemaa riikliku tuumaettevõtte Rosatom kütuse arune? Kütuseelemente hakatakse tootma Venemaa litsentside ja Venemaa tehnoloogia abil. Ühisettest Twelliga Ida-Euroopa turu jaoks. Vaadake, Ida-Euroopa turg, Twell, kõik. Litsentsi taotlus hõlmab mõningaid muudatusi mõnedes tootmis- ja katseseadmetes ning täiendavate seadmete paigaldamist olemasolevatesse hoonetes, et võimaldada VVR-i kütuseelementide tootmist. Föderaalvalitsus, Saksa valitsus, oli osariigile saadetud järelevalvekirjas juba selgitanud, et arvestades föderaalsete julgeolekuasutuste praegust hinnangut sabotaaži või spionaaži osi kohta puudub loa andmiseks keeldumiseks õiguslik alus. Vaadake, mis spiooni saab seal mängida, litsents on Vene oma, venelane teeb kõik paberid avalikuks, Saksa teadlasele laua taga istub üks
ära, tõlgivad saksa ja vene keeles ja kus kohas siin see spionaaž on või leiate seal, et spionaaži olukord on siis, kui teine mees istub lauas vastas, et üks on nagu ülekuulaja ja teine on siis nagu ülekuulatav, siis on spionaaž. Alam-Saksi keskkonna, energia ja kliimakaitseministeerium on nüüd teatanud, et ANF-i taotluse heaks kiitnud mitmel tingimusel, kuna pärast põhjalikku läbivaatamist ja uurimisi ei olnud aatomienergia ministeeriumina seaduse alusel seaduslikku alust taotlust tagasi lükata ega piirata. Vaatame, on olemas aatomienergia seadus, kui eelmist saadet vaatasite, ameeriklased nimetavad endal seda seadust 123 seaduseks. Hästi jääb meelde, et see on tuumalepingud, tuumaseadused Ameerika Ühendriikides. Nii et saate meelde jätta ja mõelda, et kolm on meil kolm on kohtuseadus ja tuleb kolmeni lugeda Ameerika. Saame ka 3 kätt. Nii, ja kehtestatud piirangute hulka kuulub üldine sisenemiskeeld Velli või Rosaatomi töötajatele ning nende volitatud isikutele. Üldine sisenemiskeeld, aga järgmine lause kohe lööb selle keelu, nagu juristid ütlevad, põmdi pikali. Sisemine on lubatud ainult väga piiratud juhtudel ja reguleeriva asutuse järelevalve all. Töökaitseinspektor seisab sul kõrval, niisama nokib nina ja järelevalve on olemas või kuidas see käib või on ta teistmoodi. Nii, läheme edasi. Lisaks teatas ministeerium, et Velli litsentsiga masinate, riist ja tarkvara peavad läbima välised turvaauditid ning need masinad peavad olema andmepõhiselt integreeritud kütuseelementide tehase ülejäänud operatsioonitehnoloogia ja infotehnoloogia infrastruktuuri. Samuti tuleb Venemaalt saabuvaid valmis kaadmiumi kütusevardeid 100% kontrollida võimaliku rikkumise suhtes, kasutades aktiivseid ja passiivseid skännereid vastavalt nõndanimetatud 4 silmed põhimõttele. Lisaks peavad ANF-i töötajad saama regulaarseid koolitusi ja teadlikkuse tõstmise programme, et kaitsta end spionaaži ja sabotaaži ees. Alam-Saksi keskkonnaministeerium teatas, et luba võidakse uuesti läbi vaadata, kui tuvastatakse uusi riske, eriti riikliku julgeoleku valdkonnas, teadvustas Euroactiv. No, palun, siin on riiklik julgeolek tuli seal kallale. Õnneks ütlen teile sinna neid Aafrikast, Marokost, neid poisse sinna mingil juhul ei lasta, sest seal on, nad ei ole lihtsalt politseinikud, need, kes seda tuumajaama valvavad, vaid nad oskavad ka käsi ja sõrmi väänata ja vahel ka võib-olla käeluud pooleks teha, kui nad ründavad, sest neil on see väljaõpe, et on sisemine kui ka välimine. Ja ANF loodi, näete, 75. aastal ja annab praegu Lingenist teed umbes 400 inimesele. ANF on see Alam-Saksi, toodab kütusevardaid ja kütusesõlmi surveveereaktoritele ja keemiareaktoritele klientidele üle maailma. Näete, nii et kui Venemaal ka puudu jääb, kuule helistab, kuule sul on seal pakk kütusevardaid tühja või tee mulle seal ülekanne, ma saadan mõned rekkad sulle järgi. Ja vastupidi, kui see sobib niimoodi. Ja viimastel aastatel, eriti pärast Ukraina sõja algust, on Ukraina Liidu riikide tuumaenergiaettevõtted, kes olid varem lootnud Venemaalt tarnitavale kütusele,
otsinud alternatiivseid tarnijaid. Vaadake, kui teed selle sanktsiooni ära, siis hakkad rabelema, kust kohast seda Vene kütust saab jälle, kui ta on tehtud. Sinna tuleb uus pitsat peale kleepida ja läbi võrgu mingisuguse Omniva saata või saata, siis ta muudab ennast ära ja nii edasi, kes olid varem lootnud saada tarnijad. Euroopa Liidus töötab praegu 19 VVR reaktorit. Näete, kui palju neid on nüüd Euroopas, Prantsusmaal ja töötavaid ja Ungaris ja vaatame, mis siin on, kus kohas nad on. Mis töötati välja Nõukogude Liidu ajal ja mis on ajalooliselt sõltunud Venemaa kütusevarudes. Sealhulgas need 4 töötab VVR-i 1000 reaktorit on Bulgaarias ja Tšehhi Vabariigis ning 15 VVR 440 reaktorit Tšehhi Vabariigis, Soomes, Ungaris ja Slovakkias. Näete, VVR 440, ma mäletan, Soomes oli see Ignalina 1, aeti hommikul üles 1977. Olin esimese aasta ära olnud, et ruttu Kekkonen ja Brežnev suruvad kätt, et tehti tuumajaam valmis. Vaat see jääb meelde sellised kohad, kui oled natukene mõnes lollis kohas. Ja Framatome plaanis toota nii VVR 1000 kui ka VVR 440 kütust Rosatomi litsentsi alusel. Ja ühisettevõtte osana oma tütarettevõttele Atken Lukter Fuel Lingenis. Hiljutis teatati, aga Framatome on nüüd otsustanud toota VVR 440 kütust oma Romanshore-Isere kütuse tootmise kohas Kagu-Prantsusmaa. Need Framatome hakkas nüüd samade kütust VVR-i tootma ka Prantsusmaal, need Framatome. Nii. Ettevõtte loodab esitada Prantsuse tuumajärelevalveasutusele autorite ja 26. aasta lõpuks taotluse, et saada heakskiit Prantsuse tehases VVR 440 kütuse tootmiseks vajalikele muudatust. Saite nüüd aru? Saksamaa hakkab tootma, oli siin eespool, kui näete, Alamsaksis Pelli omas, see oli nüüd see Framatome tütar Saksamaa ja läheb tagasi, Framatome hakkab ka Prantsusmaal isegi tootma. Nii et 2 pool kõik avanevad, kõik töötavad, aga siin me räägime, et paneme ka ei tea mingisuguse laiapõhjalise või täiemahulise sõja lõpuni kuhu. Ma ei saa aru, kui see sõda on, kui siin töö käib mõlemalt poolt. Nii, ja teine küsimus jõuame siis, kas on midagi uut tuumajäätmesse selle ringlusevõtuga? Näete, siin on nüüd punkt üleval, jäätmed ja ringlusevõtt. Nii et saate siit vaadata. Näete, siin on igane hunnik, kuidas võetakse ära. Ja näete, nüüd liigume huvitava teema juurde, meie naabri juurde, näete, ma võtsin siit välja. Ignalina südamike demonteerimiseks kuulutati välja hange, hakkame seda vaatama, aga näete, siin on need samased kütusepakid Vene omad sees, Ignalinas tehti Nõukogude Liidu oma järgi, need 6-nurksed ja näete, nad on siin keskel, see pildikene on, mul see joon. Nad on keskel seina ääres, on siis kaetud osa sein ja see on reaktor, see lastakse vett täis ja siin all põristab natukene ja kui liiga kuumas ja auru läheb, siis see tuleb teise registriga välja. See, vaadake neid saateid, mul on seal objektiivis on saadud tuumakütuste lindistused ja pildid seal. Kui vaja, võime siia teha veel uue saate, kui on selline mõte, paneme videot ka liikuma, aga lähme siis edasi, näete. Siin on nüüd selline pealkiri selles asjas juures, et Ignalina tuumaelektrijaama dekomisseerimis juhtiv Leedu riigiettevõte Altra on algatanud rahvusvahelise hanke jaama
2 RBK 1500 reaktori südamete projekteerimiseks ja demonteerimiseks. Näete, siin on nüüd see ära, see on rahvusvaheline hange. Ja vaadake, kui on rahvusvaheline hange, ma teen koolitusi ka, meil on see käidusstandard, uus tuli siin aasta, 2 tuli tagasi, tuli välja, seal on ka väga palju muudatusi sees, kui meil ei ole oma standardit teadust, siis tuleb toetuda kas Euroopa ja või rahvusvahelise standardile. See muudeti sellepärast lihtsalt ära, et kuna Hiina kaupa on nii palju ja Hiina on juba rahvusvaheline ja ta ei ole Euroopa Liidu liige veel, ma ei tea, mille ta kutsutakse sinna või ei kutsuta, ma ei oska teile öelda, sest see maailm on nii sassi ja lolliks läinud, minu arvates või ma olen ise lolliks läinud, aga mina võtaks küll türklased sinna Euroopa Liitu ja hiinlased ka, võib-olla siis saaks Euroopas korra majja. Oleks kõigil seal teid ja leiba ja elada ja kaoksid igasugused rumalused ära. Ajutiselt lepingu alusel võib-olla. Aga meil otsitakse õue pealt presidenti taga, kuigi meil ei ole seda presidenti üldse vaja. See on minu arvamus, minu arvamus ei ole kellelegi kohustuslik, aga ma ei saa aru selle presidendi funktsioonist, ja nii edasi, nii edasi. Nii, lähme näete, ja umbes 400 miljoni euro eest, vaadake, need numbrid on ilusad, väärtusega leping hõlmab kogu projekti elluviimise tsüklit, sealhulgas demonteerimisprojekteerimist, litsentseerimist, spetsiaalsete demonteerimisseadmete tarnimist, mõlema reaktori südamete demonteerimist ja radioaktiivsete jäätmete käitlemist. Vaadake, mõelge, kas Venemaa oma Severski või selle Severkorskiga saab ligi, kui nad viiksid selle radioaktiivsete jäätmed rongidega minema. Laadiksid täis oma jahutusega peale, sest see peab olema külmutamine, sest see reaktsioon toimub vaikselt radioaktiivsest see jäätmed ja siis koos nende pakkidega ja uued pakid asemele. Ja võt, mis siis toimub, mida on vaja siis ära viia? Näete, siin on ilusti ka reaktori südamikud, reaktorite keskosad koosnevad grafiidist korstnast, seda ümbritsevast konstruktsioonidest ja täitevmaterjalidest. Ja need väiksed südamikud asuvad sahtides, mille ristlõige on 21 × 21 meetrit ja sügavus 25 meetrit. Kokku lammutatakse mõlemas reaktoris umbes 25 000 tonni materjali. Näete, ta on kõik segu. Need tuleb koos nende varraste ja uraanijäätmed ja kõik nad on pakkis. Märkimisväärne osa sellest tsoonidest asuvatest materjalidest koosneb pikaajalisest radioaktiivsest jäätmetest, mistõttu lammutamisprotsess sõltub spetsiaalsest tehnoloogilisest lahendustest, rahvusvahelisest oskusteabest ja rangematest tuuma- ja kiirgusohutusnõuetest. See hange, vaadake, ütleb ilusti siin, on kutse rahvusvahelise tuumaenergia kogukonnale panustada projekti, mida pole maailmas varem kunagi ette võetud, ütleb Altra peadirektor Linas Paudžiučis, kui ma ütlesin nüüd õieti perekonna nime. Leedukas, näed, Altras on eraettevõte siin. Ootame põnevusega rahvusvaheliselt kogenenud ettevõtete ligimeelitamist ja koostööd ühe maailma keerukama tuumareaktori demonteerimisprojekti elluviimist. Näete, või kuulsite, rahvusvaheliselt kõik olete oodatud. Täna on suur tort ja hakkame torti sööma ja valatakse klaasid ka ära ja läheb natukene mööda, siis kuulete, milline konsortsium tuleb. Massimeedia ütleb, seal ei tohi üldse vene keeles rääkida või võib midagi ta niimoodi võib-olla mainib, aga hoopis tuleb sisse, et need venelased räägivad inglise keelt vabalt või umbes niimoodi ja need sellepärast saidki sinna või kuidas see käib, ma ei oska teile ka seda hästi seletada.
nii, ja mis siis toimub, näete, sellest ei ole üldse pikalt räägitud, on lihtsalt, et midagi seal Ignalinas toimus massimeedias, otsige Eesti pealt. Ja pakkumus viiakse läbi kahes etapis Euroopa Rekonstruktsiooni Arengupanga EBRD elektroonilise hankeportaali kaudu. Palun, kui tahate, võtke osa. Esimeses etapis esitavad osalejad tehnilised pakkumused, millele järgnevad teises etapis finantspakkumised. Näete, alguses pakud välja, kuidas see asi ära teha, kui see sobib, ja siis alles saad teise osa, et kui palju see maksab. Aga meil, vaadake, tehakse, mis oli see, tehti seda piiritsooni või piiriaeda siin mõni aasta tagasi, tehti hind ära ja pärast sai siis see piirivalvurite pealik ka riielda, et ta liiga kallilt tegi selle väikse jupi, aga ta ütles, ta ei saanud sellega hakkama ja siis eraldati raha juurde. Aga näete, siin on vaja teha kõigepealt see asi ära, et see toimiks. Selline asi, kui oleks toimunud näiteks selle Rail Balticuga, siis ei oleks sellist jama olnud, ma arvan. Oleks tehtud just selle tehnilised pakkumised, et teeme selle tehniliselt valmis ja vaatame, mida hakkame üldse vedama seal peal, seal Rail Baltical. Aga praegult tehakse midagi ära, anna aga raha ja saame Häädemeeste teatrimaja, võib-olla on telgis, hakkame vaatamas käima, seal ei ole ju teatrimaja või. Ma ei saa aru, aga näete, siin pakkumine peaks selline olema, need olid alguses kapitalistlikud süsteemid, kõigepealt vaatame, kas see maja, milline see maja peab olema, uksed, aknad, mitu tükki ja siis teeme alles rahalise pakkuma, millised aknad, uksed ette paneme, kui palju maksab. On see õige ju? Mõelge ise. Või teeme niimoodi, et hunnik raha on siin on 6 miljonit ja maja tuleb selline, et hakkame nöökima, et majal peaks olema 6 akent, aga te tegite 7, nüüd 1 aken pange kinni ja vaadake, praegu elame sellises lolluse kohas, mulle see pakkumine meeldib. Ja pakkumise esitajad saavad tehnilisi pakkumisi esitada kuni 5. novembrini. Vaadake, siin saab ka meie tuumamehed, kes teevad siin seda Eesti jaama, nad saavad ju ka sinna oma pakkumisi teha või ei saa või ma ei tea, ma ei oska. See näitab, kui suur firma meil siin on siis või väikesed teadmised. Ja see leping sõlmitakse eeldatavasti 27. aastal. Pärast lepingu jõustumist kuupäevast peaks projekti elluviimine võtma umbes 16 aastat. No see on nagu uue ehitamine. Sa võtad lahti ja hakkad ühe kaupa need ära vedama, kõige hullem ongi, kuhu see kütus ära veetakse ja kus seda saab kordus kasutada või maetakse maa sisse või nii edasi. Soomes on ka suured koopad tehtud, aga koobastest ta säilib, aga saab ka hiljem lahti lõigata ja teha, kui vaja tahetakse. Ja projekti rahastab Euroopa Komisjoni Ignalina rahvusvahelise dekompenseerimise toetusfondi kaudu, mida valdab EBRD. RBMK 1500 on Nõudeliidus projekteeritud grafiitmoderaatoritega tuumareaktorid täiustatud ja suurema võimsusega versioon. See ehitati erandlikult Ignalina elektrijaamas. Väiksema jahutusvee ja piraalse voolu abil saavutati 1500 megavatti elektrina väljunud võimsus. Hiljem aga vähendati 1300 megavatti. Leedu võttis 2 ploki omandiõiguse 1991. aastal pärast Nõukogude Liidu lagunemist. Riik nõustus Ignalina jaama sulgema Euroopa Liiduga ühinemise tingimusena. Vaadake, Euroopa Liit ütles, meil on rohepööre ja panete kinni. Aga nüüd vaadake, on millegipärast teistpidi pööratud, et rahastab ju, kes siin oli see rahastaja, vaata, raha tuli tagasi või? EBRD, need on ju, EBRD Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank rahastab, enne oli tingimus, panete kinni kolks, uks
betoneerite ära või umbes ja siis nüüd saate raha jälle tagasi. No mõelge, pendel liigub teistpidi tagasi, nii nagu meil auväärt Einar Laidna räägib, et ja tsükkel on tavaliselt 30 aastat, vaadake, 91. pandi Põmdi kinni, suleti 2004. nüüd lahutage ära, 26, 22 aastat ja näed, see oli veel hiljem natukene. Ja viimane kasutatud kütusevaat viidi Glanina reaktori hoonest kohapealsesse vaheladustuspaika 22. aasta aprillis. Nii et nad vaikselt nukerdavad, on seal betoonseinte vahel või kus ta on, ma ei tea, ei ole käinud seal. Reaktorid peaksid täielikult dekomiseeritud olema 38. aastaks. See, kusjuures suurem osa kuludest rahastab need Euroopa Liit ja muude fondide kaudu. Näete, muud fondid võivad ka olla ülejäänud, kui hiinlane tuleb, ütleb pool raha. Mina pool paneb see ja fondid ja muud ära. Sest Venemaa saab ju sealt kütust, kes oskab teha ja ma arvan, hiinlane ka oskab juba kütusega midagi peale hakata. Nii et ja selle lõigu küsimuse lõpetuseks näete viimane lõik. Ignalina tuumaelektrijaama reaktori südamike demonteerimine on enneolematu projekt, mida ükski riik maailmas pole veel ette võtnud, ütles energeetikaministri kohusetäitja Sigimantas Vaitšunjais. Ja mõelge, kes võib sellise enneolematu projekti juurde tulla. Ma arvan, et üks pisikene Hiina võib siin ka ligidal olla. Tema teeb selliseid huvitavaid suuri asju ka, aga nad teevad kamba peale sellist, nagu öeldakse, kambaka kindlasti ära. Nii. Ja tuleme nüüd suuremale pildile. Mida sa arvad, Maarjo, sellest jutust? Näete, et Saksamaa möllab seal Vene Tvelli nende pakkidega ja siis prantslane ka hakkab Vene pakke tegema. Aga ma räägin, nad on kogu aeg koostööd teinud. Ühed tegid 4-kandiliste pakkidega, teine tegi 6-kandilised, aga sisu, bensiin või paned vooliku paaki, kui sõidad ka Saksamaale või Soome või kuhugile lähed, vaatad 98 bensiin on seal ka, paned selle, sa diislit seal ei kasuta. Või kui sul on diisli oma, siis võtad siit või sealt, nii et üks sama. Nii, palun, mõtle. Jaa, aitäh. No minule tundub see kõik väga suure äriprojektina ja mina näen seda, et selle Ignalina jaama lõhkumisega ja uue tegemisega näen seda suunda, et EL üritab kogu seda elektrijaamade võrgustikku nagu monopoliseerida või võtta nii-öelda rohkem oma kontrolli alla. Et mina muud loogikat siin ei oska nagu näha. Et miks seda nagu tehakse, sest Ignalina ju tegelikult oli ju toimiv tuumajaam. Miks oli vaja ära lõhkuda? Ja see tähendab ju seda, et ega siis vajadus energia järgi ju kuhugi ära ei kao, et see tähendab seda, et tuleb juus teha. Siin ongi ainuke loogiline lahendus, et lõhutakse ära need tuumajaamad, mis sõltusid siis varuosadest, mis tuli idast. Ja nüüd, kui tehakse uued jaamad, siis need sõltuvad juba ju lääne varuosadest. Ja sellega võetaksegi nii-öelda elektrijaamade võrgustiku monopol nii-öelda enda kätte. Vähemalt minule niimoodi tundub. Aga siinkohal lähme küsimustega edasi. Kas on midagi uut tuuma podcastides ja artiklitega? Kas on midagi uut fusioon peatükis? Kas on midagi uut ka riikide peatükis? Vaatleme Gröönimaad ja Eestit. Palun, Andres. Niigi jätkame selle VVN-i pildi vaatamist, suurt tabelit. Nii, ja näete nüüd
kaks eelviimast on 3 fusioon ja riikide register. Pealkiri esimene punkt oli, kas on midagi uut ka podcastis ja artiklis, selle võtame ka läbi lihtsamalt. Ja võtame, mis podcasti võtame. Siin kohe sellesama see podcasti USA ajalooline Hanfordi rajatis ja kiirendatud komisjoneerimine ehk tema uuendamine, ära korjamine. Ja näete, Ameerikas nagu oli meil siin saadetes ka, need vanu lammutavad ruttu, võtavad uued käsile, nad on omadega ka küllaltki plindris ära, et ootavad ka idanaabrilt meilt abi ja Hiina ja kõik tegutsevad selle üle, et ei ole vaja plärakat pauku saada. Ja vaatame, mis see tähendab. Näed, kasutuselt kõrvaldatud objekti, näiteks Hanfordi oma, pärineb 40. aasta Manhattani projekti ajast, on ajalooliselt peetud kohustus. Nii. Ja vaatame siis, mis see nüüd on, ütleb Hanfordi mahutite jäätmed. Selles episoodis arutleb, siin on podcast, mõtlevad tüübid, Katrik Superman, Hanfordi mahutite jäätmete käitlemise, sulgemise peainsener ja innovatsioonidirektor Hanfordis, mis on 586 ruutmiili suurune ala. Vaadake, see on suur. Sama suur kui London on see plats, kus on siis jäätmed ja kogu see tuumavärk seal, mida on vaja nüüd üle vaadata ja uuesti kasutama hakata ja nii edasi, remontida ja korda. Näed, ning plaanide järgi tehtavad on London, tehtavad tööde edenemise üle ning plaanide üle piirkonda puhastada, taastada, introlisteerida, järgides Wakraidi ja Savan Raiveri aladel demoneeritud mudelid. Ta ütles, et lisaks maa väärtusele on oluline ka kommuniseerimisobjektil, no see ühesõnaga renoveerimine, paneme niimoodi, töötava kogenenud ja oskusliku tööjõu ja tuumaobjekti olemasolud ja lubada olemasolu. Nii et ei tohi need, kes tööd oskavad teha, tehnokraadid, need ei tohi minema ajada ja kinni panna, ära kasutada, et nad annaksid mõistust edasi. Meil tehnokraadi saade on ka ju samas põhimõttes tehtud, et meid vaatab vähem küll, kui neid ülejäänud, ütleme, poliitika ja muud jutusaateid, inimene nagu ei oska enam mõelda, siin oli ju eelmises saates jutt, et inimene ei oska ka küsimusi küsida, aga poliitiku käest, kui küsid, siis ta vastab kohe rahulikult, see on hea küsimus ja andke järgmine küsimus. Ja niimoodi siis asi toimib ja nendel on vaadatav küll. Nii, ja nüüd vaadake, siin on, ta ütleb, et lisaks see oli objektidele, paljusid neid objektides peetakse kohustuseks. Ja valitsused näevad dekommuniseerimiskohustusena, neid tuleb vaadelda varana, millel on juurdepääs. Ja see vestlus, kui see muutub küsimuseks, kuidas me sellele varale ligi pääseme, on vestlus, mida peame pidama erasektori, finantssektoriga. Näete, me peame kellelegi maha müüma, kes hakkab, nagu meil öeldakse, maamaksu maksma. Olenemata sellest, kas tuumaenergiast saab tuumaenergia, või tuumaenergiast päikeseenergia või tuumaenergiast mis tahes tööstusharu. Näete, see plats tuleb kuidagi moodi kellegile kaela määrida, ära müüa, puhastada, et mis sinna peale panna. Ja õieti mõtlevad, siin ei ole mitte midagi öelda. Kui saame hakata rääkima nendest objektidest kui ettevõtte varast, kui intuitsioonidest, riiklikust varast, olgu selleks maa või oskus tööjõud, mis iganes hakkab see vestlus erasektoriga mõjuvõimu võtta. Vaadake, meil oli ka siin näite, kui ehitati Hanikivi tuumajaama, Maru ehitus tegi seal kõik kontorihooned valmis. Aga see oli Venemaaga kokkulepe, Hanikivi tuumareaktor, see samane EVR 1200, see jäi pooleli. Ja nüüd tuleb valvata neid hooneid. Ja küll see asi paraneb, läheb õigesse tagasi ja öeldakse, et kuule, aitab nüüd sõdida, kohut käia või meie kohtusse veel ei ole läinud, üks tahab 2 miljonit saada, teine tahab 3 miljonit vastu, et vaatame need asjad üles tegelikult.
mida meil palju on vaja ehitada ja palju see maksma läheb, nii nagu siin eelmises oli artikli või selles eelmises artiklis Saksamaal, kui hakati seda Twelli kuuekandilist ehitama seda. Et kõigepealt vaatame asjad üle ja siis vaatame rahalised seisud, et need hullud ja lollid lööme siit jalaga tagumikku, põmm-põmm-põmm-põmm ja me võtame valitsusse õiged mehed, kes oskavad raha ka lugeda ja kes oskavad üle 3 ka lugeda ja nii edasi, asi on korras. Ega niimoodi need koolid ja räägitakse koolidest ka, ega nõukaajal oli ka mõni klass oli targem, kuidagi inimesed sattusid, mõni oli natuke rumalam, aga kõike on vaja, lolle on ka vaja ja tegelikult kui lolle ei oleks, siis kus kohast saaks raha siis, sest lollidelt tuleb raha ära võtta ja mõelge ise. Ja nii jääb siis. Nii, temaga liitub siis teine kolleeg, Mike Hudson, kes on Energy Environment International keskkonna osakonna asepresident, et pidada laiemat arutelu dekompenseerimise ja erasektori rahastamise võimaluste suurendamise üle. Rahastamine on kriitilise tähtsusega ja ma arvan, et teistes sektorites on mitmesuguseid mudeleid, mis võimaldavad erasektori rahastamist kasutada oma avaliku sektori rahastamisega. Ma arvan, et viimastel aastatel on muutunud arusaam nende objektide väärtusest. Uus tuumaenergia taassünd aitab sellele tõesti kaasa. Näete, olemasolevate objektide väärtus, neil on oskuslik tööjõud, neil on võrguühendused, neil on tuumaobjekti litsents. Tavaliselt neil on ümbritsev toetav kogukond. Seega on nende valdkondades tõeline väärtus. Vaadake, kui sellised inimesed teevad podcasti või nagu nüüd oli Paide mingi mõtete jagamise koht, see on ju podcasti alla ta läheb ja näed, ütleb, et siin on mõtted lisada ja liigutada kõik kokku ja kõik lähevad ilusti õieti edasi. Nii, järgmine küsimus, siis fusioonist natukene, pikalt ka pane ju, mis siin fusioon on, ju teate küll, me oleme ITER-ist rääkinud, siin on ju ilusti ka pildikene selle kohta, et fusioon on eelviimane siin. ITER-i organisatsioon on teatanud oma magneti külmtestimisrajatise tegevuse alustamisest pärast esimese magnetmähise edukat jahutamist 4 Kelvinini ehk -269 kraadini. Näed, miinustesse peab minema. Siis saab suuremat sirakat sisse anda, aga kui on meil see maapinnane temperatuur, siis ei õnnestu. Ja see 4 Kelvinit, tavaliselt kui selline jahutuskoht on ju meil kosmoses peale seda strato- ja muusfääri kaugemal. Nii, lähme siis edasi. Ja näete nüüd, vaatame selle ka üle, selle fusiooni. Viimane uudis, mis siin on, ITER-i magnetite külmtestimise programm käivitati 2023. aastal osana ITER-i muudetud lähenemisviisist montaažile ja kasutuselevõtule. Rajatis asub Prantsusmaa Carcasses asuvas hoones, mida varem kasutas Euroopa siseturuagentuur ITER-i 4 suurima poloidvälja mähise tootmiseks ning see kasutab ära hoone ulatust. Tõste seadmed bürotehase lähedust. Rajatis võimaldab ITER-il testida valitud ülijuhtivaid magneteid nende töötemperatuuril 4 Kelvinit ja täisvoolul enne termotuumasüsteemi aparaadi paigaldamist. Proovitakse ära, kas üldse saab termotuumat teha sees pommi või sellist kõvat lojaki. Esimene magnetmähis, mida magneti külmrajatis katsetatakse, on 330 tonnine ITER-i toroidvälja mähis, mis on keritud niitium-tina ülijuhist. Selle järgnevad teiste tootjate toroidvälja mähised ja üks rõngakujuline poloidvälja mähis, ITER-i väiksem. Esimene ITER-i mähis jahutati ITER-i magnetrajatis 800 kuupmeetrilisest kürostaadis 12 päeva jooksul temperatuuri 4 Kelvinit. See verstapost kuulutati välja 21. mail
kohapeal toimunud koosolekul osalenud ITER-i nõukogu juhtkomitee liikmed liitusid ITER-i juhtimisruumis toimunud väikesel tseremoonial tehniliste meeskondadega, et tähistada saavutust. Ja ITER, tuletame meelde, mis ta on suur rahvusvaheline projekt, selle ju avasid päris ammu Gorbatšov ja Reagan, projekt Tomahawki termotuumasüsteemi seadme ehitamiseks, et tõestada termotuumasüsteemi teostavatust laiaulatusliku ja süsinikuvaba energiaallikana. ITER-i eesmärk on töötada 500 megavati võimsusega vähemalt 400 sekundit pidevalt, proovivad selle teha, mis plasmaga juhtub, ja 50 megavati plasmakütte võimsusega. Näib, et töötamiseks võib vaja minna täiendavalt veel 300 megavatti elektrienergiat. ITER-is elektrit ei toodeta. Nii, ja ITER oli siis ehitamiseks teeb koostööd 35 riiki. Euroopa Liit panustab ja sõna ikka jäetud, muidu te ei saa aru. Ma paneks siia sisse, et Euroopa Liit eraldab rahaliselt peaaegu poole selle ehituskuludest, aga nüüd on tänapäev see panustab, siis saate paremini aru. Samas kui ülejäänud 6 liiget Hiina, India, Jaapan, Lõuna-Korea, Venemaa ja USA panustavad ülejäänud võrdselt. Ehitus algas 2010. aastal ja ITER-i nõukogu lükkas 2016. aastal algse 2018. aasta esimese plasma eesmärgi 25. aastas. Ja 24. aasta juunis kuulutati välja uuendatud projektikava, mille eesmärk on teaduslikult ja tehniliselt tugev tegevuse algfaas. Sealhulgas deuteriumi termotuumasüsteemi operatsioon 2035 aastal, millele järgneb täielik magnetienergia plasmavoolu operatsioon. Nad proovivad seal, mis seal saab ja nii edasi. Ja jõudsime siis viimase, näete siin üleval viimane punkt, PVN-i kodulehe tunnistamise ja kodulehe seletamise juures. Siin on riikide register ja avaneb, näete, kõik riigid, kellel on tuumaenergia mingi seos olemas, midagi teevad, võtate lahti, saate ühekaupa kõik riigid üle vaadata. Näete, Kuuba, Tšehhi Vabariik, Taani, Ecuador, Egiptus, Soome, Eesti. Aga me mõtlesime, vaatame, mis siin meil oli, et Gröönimaa on meil moes praegult, et Trumbi härra räägib midagi Gröönimaast ja vaatame need ka üle ja siis vaatame Eestit. Nii et kõik oleme siin ka sees. Nii et ei ole häda midagi. Nii, näed, mis Gröönimaal siis toimub. Pikalt seda väga ei tegele, siis näeme sellest osast ära, et Greenland Minerals soovib selgus Kvantfeldi litsentsi osas. Austraalias asuv Greenland Minerals Limited on taotlenud vahekohtumenetlus vaidluses Gröönimaa ja Taani valitsusega, mis puudutab uraani kaevandamist keelustava uue õigusakti mõju ettevõtte kandiidi haruldaste muldmetallide projekti uurimislitsentsina Lõuna-Gröönimaal. See oli nüüd, on ta 22. aasta uudis. Riikides Gröönimaal need ei ole, nad sellel ajal siis tegelesid, aga kui hakkab see äri ja müük, on näha, et seal midagi vist on. Nüüd 16. Ja näete, võtame siis selle viimase pildi ka ette, mis siin meil oli nagu punktis olemas, kas on midagi uut ka riikide peatükkides. Nüüd viimane on meil siin 18. juunil 2026. on Eesti kohta ka sees teie pilt. Eesti Riigikogu võttis vastu uue tuumaenergia seaduse. Tuumaenergia ohutuse seaduse sätestab tuumaenergia kasutusele võtuks Eestis vajalikud põhisammud, sealhulgas reeglid tuumaelektrijaama asukoha valiku ja
selle ehitamise, katsetamise ja käitamise kohta, samuti selle dekomisjoneerimise ja tuumajäätmete lõppladustamise reeglid. Need, kuhu meil siis ladutatakse, kõige parem muidugi on ladustada kas Saaremaale näiteks või kuhugile sinna, kus puhkerajoonid on või on leitud ka mingi muu variant. Või on lihtsam anda kuhugile Venemaa Severskisse. Ja näete, võeti vastu uus tuumaseadus, aga võiks ju elektriohutusseaduse taas käivitada uuesti, mis 2015. Riigikogu, Eesti Riigikogu tühistas. Ja selle asemele võeti seadmeohutuse seadus, algust oli SOS, siis naerdi SOS, kutsungit ja teate, aga pandi SO suurele E juurde S, SOS, S suur S, väike E, O suur ja S, SOS. Vot selline seadus, selle võiks nagu elektri poole üle minna, sest seadmeid meil on igasuguseid, aga elekter on ikkagi ohtlik, kui ta vastava pinge ja juurde läheb. Nii et selline sai meil siis see lugu. Ja tuleme suurele ekraanile tagasi. Nii et saime nüüd VVN-i ja tuuma selle koduleheküljega ühele poolele. Eelmine saade oli esimene alguseks, vaadake järgi ja olge nii tublid, ma ei hakka siin enam suurt midagi rääkima. Suu kuivab ka juba ja mõtted ka juba jooksevad. Mõned küsimused ikka tulevad teilt juurde, sest ega kui on klassis praegu otsitakse sügisel ka kuhu põhikooli õpilased peaks minema, kus nad käima hakkavad. Mina ütlen teile, mina lõpetasin tollal 8-klassilise Oru kooli ära, läksin pioneeride majja, ma ei teadnud, mida on, siis sealt tuli välja, et mulle meeldib elekter, sealt kaudu läksin Tallinna Polütehnikumi, sealt sain kõva 3 aastat ja 10 kuud sellise hariduse, käisin Kroonus ära ja peale seda tulin, tegin tipikoolis, läksin tipikooli kaugõppesse ja lõpetasin Tallinna Tehnikaülikooli ära. Aga TalTechis ma ei ole kunagi käinud, võib-olla peaks sinna minema, saab ka mingi bakalaureuse tiitli või ma ei tea. Ja mis ma tahan veel lõpetuseks öelda, kui mulle diplomiprojekt välja kirjutati, Endel Ristein, kes seal 100 aastat sai nüüd, siis tema ka küsis, et kuidas sulle diplomi peale, mida sulle kirjutada, kas bakalaureus või magister või mis sa siis oled, et meie ei tea ju, me ei tea, mis see on, nad tunnistasid mulle üles, ma ütlen, panete nii nagu teil on. Mis teil on? Nemad ütlevad, me oleme elektriinsenerid. Nii et suured emeriitprofessorid on lihtsalt elektriinsenerid ja ma võin ka elektriinsener olla. Ja kuna ma olen juba vanust ka, siis ma võin olla emeriitinsener võib-olla. No vot, see on nüüd enese kiitmine või enese laitmine, kuidas te ise tahate, aga ma austan vanu traditsioone, vanu tehnokraate küll. Nii et mida sina ütled selle lõpu ja VVN-i kohta ja meie koolituse ja kõigi kohta? Ja aitäh, no kindlasti väga kasulik kuulamine oli siin kõigile ja väga hariv. Aga sa tõid sisse siin Paide arvamusfestivali ja no siin ikkagi tuleb neid tilgub erinevaid ülesvõtteid. Noh, Jaak Madisson on oma arvamust avaldanud ja siis oli ka Noorem Helme. Aga mis mul jäi sellest meelde oli, kus oli üks naisterahvas, kes hakkas hirmsasti kiitma siis seda Baltikut. Ja noh, ma mõtlesin nagu, et Püha Ristivägi, et seda Rail Balticut on ju siin kõik on selle nii pulkadeks lahti võtnud, et kui kahjulik see tegelikult on. Ja kõik insenerid ja kõik on ja noh, välja arvatud need kiidavad, kes selle pealt teenivad.
et ja siis noh, mulle tundubki see, et see Arvamusfestival ongi sihukeste inimeste kogum, kes räägivad nagu nii-öelda õiget juttu. aga noh, muidugi mind imestab see, et Madisson ja Martin Helme sinna nagu lasti jutustama, aga ilmselgelt nad ongi selle jaoks nii-öelda vastukaaluks sinna kohale tellitud. aga ütleme, Igor Mang kunagi ühes podcast'is rääkis, et tema visati Arvamusfestivalilt välja, et rääkis valet juttu. et noh, nii ta paraku on niuke huvitav, et meie Kungla rahvaga tegime otsustusfestivali ja sinna on nüüd, me jätkame tava. see tuleb ka järgmine aasta, nii et sinna on kohale kutsutud noh, kõik, kes soovivad midagi öelda ja Eesti arengule kaasa aidata, et on kõik teretulnud ja samuti teeme ju koostööd teadlaste ja haritlastega selle programmiga. aga olemegi küsimustega otsakorral ja aitäh ja järgmise korrani. Väga hea. Thank you.